Mõned inimesed lõpetavad elamise ammu enne, kui nad surevad. See ei käi tingimata kokku vanusega. Minule on olnud minu ema erakordne eeskuju selle koha pealt, kuidas saada vanaks, mitte jääda vanaks. Need, kellel see tütarlaps on alles, et need ei mutistu. Peame elus oskama ju raskuste ja kaotustega toime tulema. See on üks kõige suuremaid oskusi. Mina ise tihti küsin endalt, kui ma justkui sel hetkel traagilisena tunduv olukorras seisan, et kas Shakespeare oleks suutnud sellest tragöödia kirjutada? Ja tavaliselt mitte aastad ei tee meid vanaks, vaid kinni jäämine rasketesse emotsioonidesse, kui ma olen ikkagi pikalt vihas. Siis see ainult mitte nagu ei tooda meile emotsioone, vaid me ju teame, et rasked emotsioonid mõjutavad ju paratamatult ka immuunsussüsteemi, sellest ju sõltub otseselt ka meie füüsiline tervis. Ja füüsiline tervis ja vaimne tervis on omavahel läbi põimunud. Ja siin on nüüd trikk. Kui ma täna midagi üldse tarka ütlen, siis on see nüüd, mida ma nüüd ütlen. Tere armas naine, kes sa tahad elurõõmsa, särava ja tervena rokkida 100, nagu meie. Ja täna on meil külas pereterapeut Katrin Saali-Saul, kelle sulest on ilmunud ka mitu teraapilist raamatut, nende seas ka naiseks olemise kunst, mida mina ahmisin endale sisse 10 aastat tagasi, kui see raamat ilmus, ja see on üks imeline raamat. Ma tean, et see on ka sinu kodus olnud aukohal. Jaa, on, sest et minu jaoks on alati olnud naiselikkus üks väga olulisi aspekte. Aga seal raamatus tulid just esile ka need teised rollid, mida naisena me võiksime etendada, et me ei kaotaks ära ise ennast. Ja täna me räägimegi naiseks olemisest siis elu teises pooles. Ma saan aru, et paljude jaoks see elu teine pool kõlab väga õudselt, sest mõni nädal tagasi oli mul sünnipäev, seal laua ümber olid kõik inimesed 45+. Ja kui ma hakkasin rääkima, et see podcast, küsis, mis teemad teil on ja kellele, ma ütlesin et siis mingid teemad ja kuidas see ja see asi on sul elu teises pooles. Ja see tekitas sellise kõva vaidluse seal laua ümber ja eriti puudutatuna tundsid ennast mehed, et mis mõttes elu teine pool, ma olen vana. Ma saan ka mõelge nüüd nagu päriselt, te olete kõik 45+, te olete kõik ju tegelikult sisenenud oma elu teise poolde, et sõltub sellest, kuidas sa seda elu elad. Et kuidas sina suhtud sellesse väljendisse elu teine pool? No jaa, objektiivselt võttes ma arvan, et tänase päeva enam-vähem 50-sed nendel, kui nad on normaalsete tervete eluviisidega, võib elada 100. Ja objektiivselt see on elu keskpaik. Võt siin on natuke sinna surma üle mõtlemine, see on sageli väga paljudel inimestel ju väga keeruline. Ma arvan, et nagu liiga vähe surmast mõtlemine ei ole ka hea, sest et me peame aru saama, et tegelikult meil on 2 elu ja see teine elu algab sel hetkel, kui sa saad aru, et sul on ainult 1 elu elada ja et see elu on ajaline, kellel 50, kellel 70, kellel 100 aastat ja natukene peab oma surmast mõtlema, et saada aru, millise kvaliteediga elu ma tahan elada. Samas täpselt samal põhjusel ei tohiks sellest surmast jälle liiga palju mõelda, sest et see võib olla hirmutav ja ma saan aru, et siis sinu tutvusringkonnas seal inimesed ei ole tahtnud oma ajalisusele silma vaadata. Ja kui ma ise mõtlen elu ajalisuse üle või üldse sellise aja elukaare peale, siis minu arvates mõelda kui loodustsüklist on hästi tervendav. Et näiteks, et kui meie eluiga ongi 100 aastat, siis esimesed 25 ongi nagu kevad, siis kui algab justkui see uus puhang, kõik on veel ees, kõik puhkeb, nagu kõike saab. Ja meie teame ju, et ka inimese aju areneb enam-vähem 25. eluaastani, see ei ole see, et aju areneb valmis 18. eluaastaks. Et see ongi siis nagu kogu aeg midagi läheb nagu paremaks, tugevamaks. Siis järgmised 25, ja see ei ole täpselt 25, aga niisugune ligikaudne aeg. 25 siis kuni 50 pluss miinus on suvi. Siis kui sa oledki oma kõrgpunktis, sul on füüsilise tervise kõrgpunkt, vaimse tervise kõrgpunkt. Lihtsalt kõik on nii nagu on, nii nagu see tunne meil on suvel, et küll on hea, et meil on täispotentsiaal.
ja siis kuskil 50-ndatest, siis 70 kuskil keskpaika võib kirjeldada kui sügist, aga seda ei tasu võtta kui elu sügis, et see on nüüd hääbumine. Nii nagu meil ju sügis on veel september, see on ju kõige ilusam aeg üldse. Kui kaunis, siin on õhus on ju veel sooja ja kui värvilised lehed, vananaiste suvi, sellest ilusamat asja on üldse raske välja mõeldagi. Aga see, mis sügisel toimub, on see, et ikkagi puud hakkavad valmistuma lehtede langetamiseks. Nüüd tuleb kõige paremini välja see puuvõra, ehk kui puu hakkab ka ühel hetkel lehti langetama, siis see lehestik on kuni selle hetkeni varjutanud väga palju seda puuvõra. Ja nüüd tuleb välja seda, nagu, mis puust inimene tehtud on, millest see puu päriselt tehtud on ja rõhk läheb just kui väliselt lehestikult, nagu nii sellele karkassile, kuivõrd sellele puusäsile. Lõpupool on talv ja talvel on ka ju veel kõik on elus. Ega puu siis ei sure ju samamoodi. Nii nagu puus, see on nagu rahunemisaeg, see on küpsemisaeg, et need on kõik nii erinevad perioodid. Ja võib-olla tõesti mõnel inimesel on mingi periood sellest oluliselt pikem. Ega siis kõik ei pea olema ka nagu ega meil ka Eestis ei ole ju enam nii nelja selget aastaaega. Kellel on pikem kevad, kellel on pikem suvi, kellel on pikem sügis. Aga minu arvates nagu elada 50-ndates ja ikka veel endiselt loota, et see on kevad. See on ka nagu naiivne. Minu arust on nagu eluterve mõelda, et jaa, see on mingisugune sügisene periood ja selles on oma ilu, nii et ikkagi tuleb elada vastavuses ka sellele sisemisele tsüklile. Räägi oma emast natukene, sest tõesti, ta näeb seal juba selle pildi peal, sa näed, et see inimene on ikkagi täis elurõõmu. Ja sa ütlesid huvitavad, et ta on see tütarlaps, kuigi ta on 91. No ma ütlesin seda, mitte et ta on tütarlaps, aga see on see arhetüüpne mõiste, et arhetüübid ongi ju tegelikult kunstilised, kirjanduslikud metafoorid. Temas on seda tütarlast hoolimata tema vanusest, et ta on selgelt jõudnud talve omadega, et ta jõudlus ei ole nii suur, ta tervis ei ole enam nii hea. Kui mina mõtlen, me täna pidime rääkima, eks ole ju, küpsest naisest. Just. Ja küpsest naisest, mis ei tähenda siis vanast naisest. Kuigi mu ema kindlasti vanuse mõttes on vana, aga mulle tundub, et vanusega on niimoodi, et siin on nagu võimalik kasutada kahte verbi. Jääda vanaks või saada vanaks. Me kõik saame vanaks. See on füsioloogiline. Ise küsimus on see, mida me teeme oma vaimse poolega, et millal me jääme vanaks. Ja osad inimesed jäävad vanemaks või kui öeldakse, et mõned inimesed lõpetavad elamise ammu enne, kui nad surevad. See ei käi ilmtingimata kokku vanusega. Ja minule on olnud minu ema erakordne eeskuju selle koha pealt, kuidas saada vanaks, mitte jääda vanaks. Minu jaoks on vanaks jäämine nagu sümbol sellest, et ma ei võta enam ette elus huvitavaid asju. Mul kaob ära eluterve uudishimu, huvi elu vastu ja ma ei julge enam riskida, vaid kartuses ma katsun jääda võimalikult mugavustsooni. Ma ei riski ette võtta enam nii palju mingeid uusi kogemusi, sellepärast, et ma kardan, et ma ei tule toime pettumusega. Ma hakkan ennast kaitsma pettumuse ja tahan jääda turvatundesse, et see on nagu sellise vanaks jäämise, justkui vaimse vanaks jäämise definitsioon, sest ei tea füüsiliselt ju ka tervis paratamatult, me ei saa ju võrrelda, öelda, et 80-aastase tervis või 70-aastase tervis. Tervis, tegelikult tervis võib mõnel juhul tõesti olla 80-aastasel, isegi parem kui mõnel 30-sel. Aga just nimelt nagu see füüsiline seisund. Nii et minu ema füüsiline seisund kindlasti vastab 90-aastasele, heale 90-aastasele, aga tema sisemuses on nii palju sellist uudishimu, et ta veel tahab kogemusi ja ta ka juba kaitseb ennast elu ebaturvalisuse eest, ta võtab ette oluliselt vähem kui see, mida ta tegi 70-aastaselt. Aga seal on uudishimu ja elurõõm. Aga need kaks asja on tegelikult ju nii öelda siis need võtmeasjad, ehk siis just seesama see tütarlaps, ehk siis kui me mõtleme just seda arhetüüpi, see ongi ju see uudishimu.
see ongi see lapselik uudishimu, see põnevus, see katsetamine, eks. Ja samas see, et enam ei võta samu asju ette, mis ta võttis 80 või 70-selt või 80-selt, see on ka see elutarkus. Et ta nagu annab endale, eks ju, targalt aru, et noh, et kus on need piirid, et minu meelest see on ka nagu ju väga, see küpsusega tuleb nagu see tarkus, et kuhu seada ikkagi need normaalsed piirid, aga et mitte kaotada, eks ju, seda tütarlast, et minu meelest nagu see tütarlaps ei nii tore tema kohta öelda, siis tuleb välja, et see ongi hoidnud teda elus. Et noh, kui sa juba viid juttu nendele arhetüüpidele, siis ma arvan, et mitte ükski arhetüüp iseenesest ei hoia kedagi elus. Et siin on see kombo nendest erinevatest arhetüüpidest, et igalt ühelt on sealt midagi elutervet vajalikku. Millised need põhinaise arhetüübid on, et selles raamatus ma mäletan või kuskil sa oled öelnud ka seda, et tegelikult naine juba sünnib siia ilma, et kui sa sünnid, et sul tegelikult on kõik need arhetüübid nagu juba sinu sees olemas. Et aga kuidas siis on, et mis need siis on, ütle, mis need 4 arhetüüpi on ja et kas me kuidagi siis elu ja me ise keerame kuidagi need asjad vussi, et hakkavad tulema välja mingid variarhetüübid. Need on metafoorid, on ju. Meil ei ole mingit vajadust tegelikult vaadata inimest ju läbi metafoori, päriselt meie sees ju neid üksusi, neid olekuid justkui ei ole. Aga ma olen vaadanud, et mina ise mõtlen kujundlikult hästi sageli ja et inimestel metafoorid aitavad mingit asja visualiseerida. Ja miks mitte? See on mänguline moodus läheneda inimesele, ehkki me teame ka seda, et tänapäevases teaduspõhises psühholoogias me ju räägime sisemisest lapsest, elutervest täiskasvanust ja sisemisest kriitikust. Ka need mahuvad, need on ka tegelikult metafoorid ka teaduspõhises keeles. Aga arhetüübid, nii nagu sõnagi, eks ole, seal on see arhailine, ehk nad on sellised kujundid, mis kirjeldavad meie olekuid ja tütarlapse sees ongi see üks märksõna, kui valid ainult üks, siis oleks elurõõm. Lust, mänglevus, kergus, olemise tabamatu kergus. Seal on laul, seal on tants, seal on usaldus, võib-olla ka pisut naiivsust, käega löömist, uudishimu, elurõõm. Kui me võtame armastaja, siis on see naudingute selline metafoor, mis ei tähenda ainult ju seksuaalseid naudinguid, vaid see on lihtsalt see, et kuidas nautida elu, kuidas öelda jaa millelegi, mis mulle väga-väga meeldib. Perenaine meie sees on oluliselt, või siis naise sees on oluliselt pragmaatilisem üksus. See on hoole ja hoolitsuse, puhtuse ja harmoonia metafoor. Ja nagu kuningannana me võime siis mõelda kui väärikuse, enese piiride, enese väljenduse, julguse, mis julgeb öelda, et see mulle sobib, see mulle ei sobi. Nii võib. Ja nii ma ei soovi, mis suudab ennast kehtestada. Jah, minu arvates me sünnime niimoodi, et meil need 4 on kõik olemas, need, kellel on lapsed, need teavad, et väikesel lapsel on nad kõik 4 sees olemas. Ja muidugi on mingeid eluperioode, kus meil domineerivad ühed, mingid teised. Kui me saame emaks, siis meil on hästi palju seda perenaist meie sees. Nii kaugele, et mõnikord isegi me kaotame ära enda armastaja ja tütarlapse, sest et me võime väga väsida, et igal arhetüübil on olemas enda eluterve diapasoon ja siis saab üle võlli minna, teda on liiga palju või teda on liiga vähe. Ja meil on oht kaotada ära just nimelt see tütarlapse ja armastaja arhetüüp elupuhuselt. Kas väsimuse tõttu või pettumuse tõttu, kibeduse tõttu. Aga mul on selline tunne, et need naised, kes suudavad endas kõik need 4 arhetüüpi elutervelt alles hoida, aga eriti just, kuna oht on kaotada seda tütarlast ja armastajat. Need, kellel see tütarlaps on alles, et need ei mutistu. Nad lihtsalt ei mutistugi, sest et arhetüüpid ei ole seotud kuidagi moodi vanusega. Et seal on ikkagi see lust ja huvi, soov midagi kogeda, olla liikuv. Ja tütarlapsel ei ole oluline paar või paarkümmend lisakilo vöökese peal. Ega kilod ei mutista. Et see on meie enda sisemus ja see ei ole ka see, et aastad teevad meid ilmtingimata nagu vanaks.
ja muidugi aastad ka, aga just nimelt see sisemine olek meie sees, need ei ole mitte aastad ega meie elukogemused, vaid selline pikaajaline vindumine rasketes emotsioonides nagu viha, pettumus, kurbus, hirm, süü, häbi, kadedus, ärevus. Et kui me nendesse tunnetesse jääme hästi pikalt kinni, siis see vanandab meid rohkem kui aastad. Ja selleks, et me ei jääks sinna kinni, sest et see, et need tunded meil elus on, see, et me kogeme viha ja pettumust ja ärevust, see on elu. Olekski nagu väga imelik võib-olla elada ainult sellises elus, kus oleks hästi kõik ainult positiivne. Me ei oskaks väärtustada isegi seda ju, mis siis, kui hea see positiivne on. No see on nii nagu kõrb ju, kui on ainult päike paistab, siis selle tulemus on kurb. Aga kui ainult sajab vihma ja meil ei ole olemas vee väljajuhtimise süsteemi, siis on soo. Et ei ole ju üks ega teine, vaid nagu mündil on kaks poolt ja eluterve on osata mündi mõlemat poolt elus teadlikult, teadvustatult vastu võtta. Et selle jaoks need arhetüübid annavad meile nagu erinevaid oskusi, et mitte jääda kinni ühte, mitte jääda kinni teise, vaid nende vahel valida, kasutada neid õigetes olukordades, aga ma arvan jah, et nendel naistel, kes suudavad alal hoida endas tütarlapse ja armastaja eluterved arhetüübid, neil on lihtsam, neil on lihtsam. Aga kui on nüüd naine, kel on tõesti eluraskust, ta on maha murdnud, ta on enda võib-olla täiesti ära unustanud, ta on kogu aeg oma perele ennast pühendanud, hoolitsenud pere eest, võib-olla nüüd läks mees ka veel ära, selja taga on abielu, lahutus, ma ei tea veel majanduslikud raskused, ta on ennast käest ära lasknud ja siis ühel hetkel lapsed lendavad kõik pesast välja ja ta avastab ennast üksi. Kuidas endas siis kõik need arhetüübid uuesti üles leida sellises olukorras, kuidas sellest välja tulla ja hakata uuesti elama? Meil on Eestis üks vaimse tervisega tegelev ettevõtte Peaasi, kes aeg-ajalt tõstavad uuesti ja uuesti üles teema vaimse tervise vitamiinidest. Ja nad on tegelikult, nagu nad on nii vaimse kui füüsilise tervise vitamiinid. Need on 5 asja, mis meid aitavad. Ja need vaimse tervise vitamiinid on uni, toitumine, liikumine, head suhted ja positiivsed emotsioonid. Et räägimegi kõigest siis nendest 5 vaimse tervise vitamiinist. Korraks pistaks ja vahele selle, miks ma ise nüüd kõrvalt kuulates, kui sa kirjeldasid neid arhetüüpe ja nüüd neid nii-öelda neid terve elu vitamiine, siis mul on tunne, et nendest vitamiinidest tõesti räägitakse ja naised isegi neil on võimalus hakata parendama oma tervist ja käivad juba trennis ja võib-olla korrigeerivad toitumist. Aga mida mul endal, kuna ma töötan väga palju naistega ja seda juba pikka aega, siis ma tegelikult näen seda, et miks mulle õudselt meeldib just see sinu lähenemine läbi nende arhetüüpide, on see, et naised ei leia ka nende tervislike eluviiside seast üles uuesti ei seda tütarlast, ei seda armastajat, ei seda kuningannat. Et kui ma vaatan 25 aasta jooksul, kui ma olen naistega töötanud ja proovinud, kuna minu jaoks on see naiselikkus olnud alati väga oluline osa minu olemisest, ja kõik need 4 arhetüüpi ja kuna mulle ka väga meeldivad visuaalsed kunstid, siis mulle ka väga meeldib see mõtlemine läbi nende arhetüüpide, aga ma tõesti näen seda, et isegi kui naised parandavad oma seda tervise seisukorda ja ütleme, hakkavadki magama paremini ja teevad neid asju, nad ei leia üles seda naiselikkust enam, nad jäävad ikka selleks perenaiseks. Nüüd neil on veel üks tublidus juures, et olla nüüd tervislik ja võimelda ja süüa hästi, aga nad ei leia seda naiselikkust üles. Need arhetüübid tõesti, nagu sa ütlesid, aitavad visualiseerida ja annavad siis mingisugusedki pidepunktid, mille läbi üldse ära tunda endas, eks ju, kas see kaduma läinud või alles olev see arhetüüp, et kuidas nagu sina oled seda näinud, et kui nüüd need tõesti need tervisevitamiinid, eks ju, rakendada, et kuidas sealt ikkagi see naine üles leida, kui sa oled läbi teinud kõike seda, mida Kaidi ette luges? Me ilma selle une, söögi ja liikumiseta
et sellest üldse rääkida ei saagi, sest et see parim uni on üldse ju parim rohi meile üldse, aga see rohi mõjub ju ainult siis, kui teda sisse võtta. Ehk siis, kui teda päriselt nagu võtta endale sisse see 8 tundi und. Kui see minu kogemus inimeste, sealhulgas siis ka naistega töötades on see, et väga paljud inimesed ikkagi päriselt ei maga. Et kõik algab unest. Aga kui jätame nüüd kõrvale selle une, toitumise ja liikumise. Ja no ütleme, kui seda rakendatakse juba. Ja. Võt siis tulebki veel need 2 vitamiini on head suhted ja positiivsed emotsioonid. Nagu selline vaimse tervise nurgakivid on hea tervis. Tervis on nagu tohutult oluline, öeldakse ka, et kui sa oled terve, siis on sul palju probleeme, kui sa oled haige, siis on sul ainult üks probleem, see on su tervis ja kõik ülejäänud probleemid, mis sul tervena olid, kaotavad oma tähenduse ja kui sa surnud pole sul ühtegi probleemi, sestap olgu tervitatud tervis, see parim ressurss, millega minna vastu kõikidele eluraskustele. Siis on kindlasti meie eneseteostus ehk töö, siis on turvatunne, mille hulka kuulub ka raha ja nagu füüsiline turvatunne, see, et meil on rahu, et meil ei lenda pommid pea kohal ja siis see 4. kõige suurem on head suhted. Head suhted nii oma päritolu perekonnaga, kellel need on veel elus, head suhted partneriga, head suhted lastega, head suhted sõpradega, kolleegidega. Suhted on tohutult tähtsad, et kui meil on suhted kehvad, siis suhted röövivad meilt meeletus koguses elujõudu. Ja mul veel ainult üht asja tahan lisada, et enne kui ma jõuan siis selle 5. ehk vaimse tervise vitamiini ehk siis positiivsete emotsioonide juurde. Suhetes me tahame tunda 3 tunnet, me kõik tahame tunda. See on see, et ma tahan, et ma olen mõistetud. Kui ma olen mõistetud, siis ma saan tunda, et ma olen oluline ja kui ma olen oluline, siis mul on see tohutu vajadus, mis meil kõigil inimestel on kokkukuulumistunde järgi, et ma kuulun kuskile. Ja seda me tahame tunda kõikides suhetes. Ja kui me jääme ilma nendest 3 vajadusest, ehk ma ei tunne, et ma olen mõistetud, ma ei tunne, et ma olen oluline ja ma ei tunne, et ma kuulun kokku, siis meil juba läheb õõnsaks. Ehk selle tunde, kui need vajadused ei ole rahuldatud, siis on väga raske leida üles üldse positiivseid tundeid elu osas üldse. See on see põhjus, miks proovida teha kõik oma suhted nii heaks kui vähegi võimalik. Eestis on päris suur ka psühholoogia teenistus erinevate vaimse tervise spetsialistide näol, kes saavad seda aidata. Aga nagu selle jaoks ei pea ju ka ilmtingimata tegelema psühholoogide ja nõustajate ja terapeutidega, vaid see on midagi, mida me saame kõik enda jaoks teha. See on nii tähtis. Aga kuidas seda teha? Ütleme, kui sul on näiteks lähedane, kes ongi siuke kinnine ja ei räägi midagi või siis sul on abikaasa, kellega sa oled seal, ma ei tea, elukaaslane mitukümmend aastat koos olnud, need suhted on natukene, hakkavad metsa minema. Kuidas seda suhet siis päästa? Ütleme ka, kui üks pool tahab, aga teine pool ei taha, võib-olla ei räägi ja ei lähe kuskile terapeudi juurde ammugi. No ja. Või on purjem. Ja, ega me siin ju sellele siin ei suudagi vastust anda praegu poole tunni jooksul, et siin ei ole ju ühest retsepti, aga kõigepealt on see, et me peame õppima tundma oma enda alateadlikke mustreid, et kui me ei saa ise aru, kui meil ei ole seda uudishimu ise enda osas, millised on meie alateadlikud mustrid, mida me kopeerime osasid juba meie päritolu perekonna mustreid. Teiseks see, kuidas ma ise toimin, siis me saame öelda, et see on saatus. Või tegelikult need on meie alateadlikud mustrid ja alateadlikud mustrid, kuidas me oma enda ärevusega siin elus toime tuleme. Ärevusega, mitte selle ärevusega, mis meid tabab enne eksamit, vaid sellega, kui mu reaalsus ja ootused ei ole vastavuses, mida me hakkame tegema, kuidas me reguleerime ja kuidas me reguleerime oma ärevust, kuidas me reguleerime, oskame reguleerida oma enda just neid raskeid tundeid, hirmu, viha, kadedust, süüd, häbi. No ma olen lugenud või kuulanud kuskil podcastides ka seda, et muuta suhet, muuda kõigepealt iseennast ja enda suhtumist siis sellesse teisesse inimesse ja siis hakkabki maagiliselt see suhe muutuma. Ja siis võib ka maagiliselt see suhe puruneda, sest et avastatakse, et tegelikult ei lähe üldse kokku.
on ka see variant, eks ju? No kõik see algab sellest, et tunne iseennast, õpi iseennast tundma, õpi tundma iseenda vajadusi, õpi neid selgelt väljendama, siis tuleb aru saada, kas siit on midagi võtta, eks ole, kust ei ole, sealt ei võta surm ka, et mõnikord tõesti tuleb leppidagi, et ma ei saa siit seda, mida ma vajan ja nüüd on siis vastutus on ikkagi ju meie enda käes, et kust ma siis saan seda, mida ma vajan, mida ma saan teha iseenda jaoks. Ja nüüd on ka alati, kui on meil elus kannatus, on võimalus teha 3 asja. Muuda olukorda, muuda suhtumist või mine olukorrast ära, mis sulle kannatus põhjustab. No vot, see on tegelikult ikkagi väga paljude naiste jaoks kõige keerulisem sealt ära minna. Aga midagi nendest 3 tuleb valida, kuna muidu on kannatus ja no Tammsaare küll paneb põrgu põhja Jürka suhu sõnad, et kannatamine teeb õndsaks. Siis mina arvan, et kannatamine ei tee õndsaks, kannatamine teeb vanaks, koledaks ja kibedaks. Mitte see, et me elus ei peaks jaksama, me peame elus oskama ju raskuste ja kaotustega toime tulema. See on üks kõige suuremaid oskusi, kuidas tulla toime raskuste ja kaotustega, sest et neid on ju elus kogu aeg. Aga nagu siin meil peamegi mõtlema ja see nüüd, kui me tahame jälle arhetüübid mängu tuua, siis raskuste ja kaotustega tüdruk ja armastaja ei oska siin midagi teha. See on ikka puhas kuninganna ja perenaise tööpõld. Kuidas sellega toime tulla, kuidas olla enese suhtes kaastundlik, enesega sõbralik ja kuidas teha neid mingisuguseid otsuseid. Et kas ma muudan olukorda, kas ma muudan oma suhtumist. Mul ei ole siin anda konkreetset retsepti, sest et eks ole, meil on, inimesed on erinevad, inimeste mured on erinevad, et siin ei ole ühte seda, et tee seda ja päästad oma suhte. Aga meil on olemas valikud siiski, alati saab valida nende 3 vahelt, kas ma muudan midagi selles olukorras, muudan oma suhtumises, kui ma ei saa olukorrast ei ära minna ega olukorda muuta. Või siis ma peangi mingis olukorrast ära minema. Need ei pruugi olla lihtsad valikud, aga nad on siiski valik. Selle asemel, et lihtsalt kannatada ja jääda ohvri energiasse ja öelda. Ja sest see kuninganna mängib siin ilmselt väga olulist rolli ka seadmaks enda ümber piirid, et kust ma ei soovi, et teised enam üle astuvad. Et vaata, see on üks asi minu meelest, mida naised tihti kaotavad kas siis keerulistes suhetes või tõesti läbi nende aastate, kus nad on kandnud siis selliseid koormaid, mis ei ole nende enda võib-olla valitud koormad ja osad on valitud koormad, et see kuninganna annab võimaluse seada need piirid, et kui sul on keeruline või et sa kõigepealt kehtestad need piirid ja kui see ka ei aita ja kui see tütarlapse rõõm ja ütleme see armastaja armastus ka enam ei aita, siis tuleb tõesti küsida, et kas ma jätkan siin sellises olukorras olemisteks. Aga et just see piiride kehtestamine, mis on üks kõige raskemaid asju. Muidugi piiride kehtestamine on väga raske, aga raskem veel, kui piiride kehtestamine on aru saada, kus mu piirid on. Ja tulla toime nende raskete tunnetega, mis meil elus on. See kõik nõuab ka vaprust. Ja see on, kas meil tuleb appi see tütarlapse arhetüüp, et ega nüüd kõik ei pea ka nii väga tõsiselt võtma. Et ise ennast ei tohi väga tõsiselt võtta, kui teine ütleb halvasti, aga ei saa ka alati uskuda seda, mida ta ütleb. Nii et kõik algab ikkagi sellest, et ma tunnen ise ennast. Ma ei võta seda kõike nii kohutavalt tõsiselt, kuigi mingid asju on muidugi, mida tuleb väga tõsiselt võtta, et ma ei propageeri siin kergemeelset eluviisi või mõttelaadi. Eesti keel on ikkagi nii äge keel, meil on sõna arm. Ja, tuleb ka ise endale armu anda. Nii selles mõttes armul on ka 2 tähendust, on ju, et üks on see, et anda endale armastust, kõike head, kuidas ennast toetada, ja teiseks anda endale armu kui halastust. Ehk mitte ise ennast piitsutada, mitte olla ise endaga armutu, ja see on see, mida väga paljud inimesed teevad, et nad karistavad ise ennast. Ei oska astuda siit pildist välja, vaadata kuidagi kaugemalt või kõrgemalt. Mina ise tihti küsin endalt, kui ma mingisuguse järjekordse justkui sel hetkel traagilisena tunduv olukorras seisan, et kas Shakespeare oleks suutnud sellest tragöödia kirjutada? Ja tavaliselt mitte, mõnikord on ta melodraama, mõnikord on ta tragikomöödia, ja, et eriti kui natukene hiljem asja vaadata, siis väga paljud need olukorrad, mis sul sel hetkel tundub traagiline, hiljem ei ole traagilised. Aga me võtame väga paljusid asju väga traagiliselt,
just nimelt jah, et ma tean ise vaata enda elus mõtled ka, et sul on olnud mingi paarkümmend aastat, 10 aastat tagasi olukord, mis siis tundus täiesti maailma lõpuna. Aga tagasi vaadates sa saad aru, et see oli vajalik see millekski muuks, mis su ellu siis tuli, on ju. Et kui seda hullu olukorda poleks olnud, siis ei oleks seda head, mis pärast tuli. Ma ei ole nõus, et iga kord, et see ütlus, et every cloud has a silver lining, et igas asjas on alati, igas halvas asjas on alati head, mõnikord ei ole, mõnikord on mingid ja asjad. Ma olen ka seda meelt, et kõik Eesti sa tänulik olla. Sageli nii on, aga mitte alati. Mitte olukorrad ei ole ju meie elus alati nagu väga halvad. See ei ole see, mis meid endast välja viib, vaid see tähendus, mida me anname sellele olukorrale. Ja tähendus on alati seotud emotsiooniga, kui mida emotsionaalsemad me sel hetkel oleme, seda rohkem me usume ka seda, mida me mõtleme. Ja nüüd, kui me vaatame, eks ole, retrospektiivis, me vaatame tagasi oma elule, siis kui vaatad ju mõnikord tagasi, mõtled, et oi, küll sellele olukorrale sai nüüd nagu, küll sai pisaraid valatud või ma olin nii vihane ja mõtleme, et nagu oli see nüüd asi nii palju väärt, et nii palju lokku lüüa selle asja üle. Sel hetkel me oleme väga emotsionaalsed. Nii et aga see on minu nüüd lohe pikk vastus praegu sellele, et kui oluline on piire kehtestada. Et jaa, piir on oluline kehtestada, aga sellest olulisemgi veel on aru saada iseenda emotsioonidest, sellest, miks ma reageerin niimoodi ja just nimelt nendes olukordades, kus ma nagu muutun niivõrd emotsionaalseks ja just eriti emotsionaalse spektri raskes osas, et kus ma olen kantud vihast, hirmust, kurbusest, et mis otsuseid me teeme siis. Et selleks, et elus tunda ennast paremini, pereterapeudid kasutavad seda mõistet mina eristumise tase, keeruline kontseptsioon, selle nagu lihtinimese väljend on emotsionaalne küpsus. See ongi see, et ma ei ole niivõrd palju emotsioonidest kantud, vaid ma tunnen emotsioone, aga ma saan aru, miks ma neid emotsioone tunnen. Ma ei nakku teiste inimeste emotsioonidest, kas või nagu sa ütlesid, kuri ämm või hoolimatu mees, ma ei nakku sellest, ma tean, milline olen mina. Ma suudan hoida oma emotsioonid nende emotsioonidest erinevana. Ma tunnen oma emotsioone, aga ma siiski suudan käituda nagu sooja südame ja jaheda peaga. Ja ma suudan kainelt, selgelt mõelda, et ma ei tee lühiajalise, tugeva, raske emotsiooni pealt pikaajalisi lolle otsuseid. No üks asi on minevikku kinni jäämine ka, see on niisugune paljudel naistel, no ei unustata asju ära, on ju, ja siis ütled oma mehele, vaat see, mis sa tegid seal 10 aastat tagasi või see, mis sa tegid seal, ma ei tea, 5-15 aastat tagasi. Miks see minevikku kinni jäämine ei ole võib-olla alati hea? Minevikku peab mäletama. Selge see, ilma minevikuta me ei saa, sest et minevikust tulevad ju kõik need kogemused, mis meil on, aga kuskile kinni jäämine ei ole hea. Et ma ikkagi nüüd nagu väga tahaksin jõuda ikka selle 5. vaimse tervise vitamiini juurde, mis ka osaliselt vastab su küsimusele ja need on positiivsed emotsioonid. Mingis mõttes ta kõlab lihtsalt, aga tegelikult ma arvan, et kõigist neist 5 vaimse tervise ja ka füüsilise tervise vitamiinist on see kõige valesti mõistetanud. Sest et sageli samastatakse positiivsust ja positiivseid emotsioone rõõmuga. Ja mõnikord ongi see, et elu on mingil põhjusel nii raske, et rõõmu pole. Ja nüüd unustatakse ära, et positiivsus ei ole ainult rõõm, vaid seal on nii palju teisi tundeid ka. Huvi, seal on tänu, seal on lootus, seal on inspiratsioon, armastus lõppkokkuvõttes on ju. Lõbu, see, et saab millegi üle naerda, imetlus, härdus, mida sa tunned, kui sa vaatad, see, mida me kollektiivselt eestlastena tunneme, kui me laulupeol laulame, kuidas mesipuu poole tuleb lennata, aga ka need tunded, mis meid tabavad siis, kui me oleme ilusas looduses, kose ääres. Me unustame ära selle, et kui on rasked ajad, me unustame turgutada ennast positiivsusega. Ma ei väida seda, eks ole, et positiivsus negatiivsuse asemele, vaid me unustame ära selle, et me võiksime tuua endale väikseid positiivseid selliseid hetki igasse päeva. Need ei pea olema sellised suured fanfaaride, vilede, trummide ja ilutulestikuga suur rõõm. Mõnikord ei olegi rõõmu. Inimesed jäävad kinni nendesse rasketesse emotsioonidesse ja ei tasakaalusta neid positiivsetega.
mina mõnikord võtan elu, mõtlen selle üle, et elu on nagu laul, refrään ja salmid, refrään on üks. Ja sageli elu on väga raskeid salme täis. Aga kui me võtamegi, et elu on ainult raskeid salme täis, siis on see nagu eepiline Kreeka tragöödia. Ja minule meeldib mõelda, et võt see refrään, mis kordub kogu aeg, pidevalt salmide vahel. Ja meie päevad koosnevad salmidest, meie aastad koosnevad salmidest, et see võiks olla need positiivsed emotsioonid. Rõõmu kõrval ka tänu, siis kõik need, mida me enne üles lugesime. Ja siin on nüüd trikk. Kui ma täna midagi üldse tarka ütlen, võt siis on see nüüd, mida ma nüüd ütlen. Me neid raskeid tundeid tunneme ülekehalistena. On ju, kui tunned hirmu? Jaa, no see ikka tunned füüsiliselt. Füüsiliselt, eks, ülekehalisena. Kadedust, ülekehaline. Jaa. Ärevus. Jaa. Kurbus. Jaa. Süü. Jaa. Jaa, nad on kõik ülekehalised tunded. Me ei saa midagi seda teha, me tunneme need ülekehalistena. Ja nüüd on meil vaja oskust tunda ka neid positiivseid tundeid ülekehalistena. See on juba keerulisem. See on keerulisem. Aga miks see keerulisem on? Sellepärast, et meie ajud on niimoodi progetud seirama, märkama ohtu. Sest et positiivsus on tore, kui see on. Negatiivsus on ohtlik. Ja juba meie eellased, need, kes Serengeti kõrbes omal kanna maha panid, need, kes ei märganud mõõghambulis tiigrit või Amazonase sillerdavas vees krokodilli, need söödi lihtsalt ära. Meie oleme kõik neurootikute järeltulijad, kelle ajud on seadistatud märkama ohtu. Lihtsalt nüüd on mõõghambuline tiiger mõnikord asendunud ämmaga, mõnikord partneriga, mõnikord ülemusena kehastub. Mõnikord uudistega. Lihtsalt teleekraanilt, eks. Ja mõnikord, eks ole, mõni inimene näeb, et riik on minu vastu, et Eesti riik ei toeta mind. Mõistame, et meie ajud selekteerivad selle välja ja siis me tunneme neid raskeid tunded ülekehalistena. Kas need rasked tunded ja need negatiivsed mõtted teevad meid kiiremini vanaks? Kinni jäämine, iseenesest nad ei tee meid vanaks, aga kui me jääme sinna kinni, ja nüüd on veel see, et kui me jääme mõtetesse kinni, siis me toodame endale neid emotsioone ju rohkem juurde. Ja kui me ei saa sealt emotsioonidest välja, ehk meil puudub emotsioonide ümber lülitamise oskus, selle tasakaalustamise oskus, selle reguleerimise oskus, eks ole, et mitte aastad ei tee meid vanaks, vaid kinni jäämine rasketesse emotsioonidesse, kui ma olen ikkagi pikalt vihas, siis see ainult mitte nagu ei tooda meile emotsioone, vaid me ju teame, et rasked emotsioonid mõjutavad ju paratamatult ka immuunsussüsteemi, sellest ju sõltub otseselt ka meie füüsiline tervis. Ja füüsiline tervis ja vaimne tervis on omavahel läbi põimunud. No see on see sama, kui sa pead pikalt vimma mingi vana asja pärast, mis su mees tegi, siis see tegelikult lõppkokkuvõttes teed halba selle kantis endale. Absoluutselt. Ja huvitav on see, et ka siin nimistus, kus me lugesime üles need negatiivsed nagu emotsioonid või mõtted või mustrid, et ühte asja, mida me ei nimetanud, on solvumine. Ma olen ise nagu märganud seda, ka enda juures, aga ka naistega suheldes ja nendega koos töötades, ma olen märganud seda, et me võtame väga kergelt solvumist. Aga mina olen kogenud seda, kuidas solvumine võib minna nii sügavale. Ja see on see, et sa võtad hinge. Jaa, et sa võtad hinge, sa solvud ja teine asi, mida solvumine võib teha, on see, et ta on väga hea vahend manipuleerimiseks. Et see kuidagi, see suhetes solvumine, ükskõik, kas ta on sõbranna suhetes, on ta tööalastel suhete, on ta oma, eks ju, kaasaga suhetes, et see solvumine on üks väga huvitav emotsioon, millega me saame nii palju kurja teha iseendale, et see on nagu see kibeduse karikas, mida me muudkui ammutame, sest me eeldame või järeldame, eks ju, midagi väga negatiivset ja me otsustame selle üle otsustada, et see nii on olnud. Ja teine, me sellega väga lihtsalt saame manipuleerida, et kuidas sellest vabaneda, sest see on nii kerge tulema. Jälle ma ei saa anda nagu ühest vastust, mida teha solvumisega, kõigepealt tuleb aru saada, milline minu vajadus jäi rahuldamata, ehk tõenäoliselt see, mida ma alguses ütlesin, see käib sinna suhete valdkonda, et ma ei tundnud, et ma olen mõistetud, ma ei tundnud, et ma olen oluline ja nüüd ma olen solvunud sinu peale, ükskõik kas ta on siis inimene või ta on riik, institutsioon, et me ei kuulu kokku.
see käib sealt ja nüüd tuleb sõnastada iseendale oma vajadus ja vaadata, mida ma siin saan. Kui on midagi, mida ma saan teha, siis tuleb muuta olukorda, kui ei saa, siis tuleb muuta suhtumist või siis sellest olukorrast lahkuda. Solvumine on kui kokteil tunnetest, seal on tavaliselt viha, seal on tavaliselt kurbust, seal võib olla ka hirmu, seal võib olla pettumine. Et ta ei ole puhas, ta ei ole ainult ühe tunde põhine. Nii et ta ikkagi kuulub nende raskete tunnete hulka, ma ei nimeta neid negatiivseteks tunneteks, sest et vaid ma kutsun neid raskeks tundeks, sest et iga raske tunne annab meile teada, et mingi minu vajadus on olnud rahuldamata. Ja kõik need rasked tunded on olulised. Me ei saa, see ei ole vajalik elada ilma nendeta ja me ei saagi elada ilma nendeta. Inimlik on elada koos nendega. Küsimus on selles, kas me oskame nüüd neid tasakaalustada ka millegi muuga elus. Ja vot see on see koht, kus astuvad lavale nüüd eluterve tütarlaps ja armastaja, kes tasakaalustavad neid raskeid emotsioone. Sest et need rasked emotsioonid, nad jäävad ju ka näkku kinni hetkel. Et inimene, kes pikaajaliselt elab mingi kibedusega või hirmuga, see on seal näos. Ja võt see võib olla see, mis ühel hetkel teeb inimese nähtamatuks. Ükskõik, kas ta on 60 või 40 või 20, sest et ta on kinni mingisuguses emotsioonis või hirmus, ebakindluses. Ma siiski tahaks nagu arvata, et varustatuna elutervete arhetüüpidega, varustatuna eneseteadlikkuse niimoodi, et mul on olemas see võimekus lülituda erinevate emotsioonide vahel, et mul on see ümberlülitamise oskus. Eneseregulatsiooni oskus on lihtsalt niivõrd olulise tähtsusega, et siis ei ole need inimesed nähtamatud, kes seda oskavad reguleerida. Siin on nii palju tarkust, mis sa praegu meile avasid. Aga nüüd, kui kuulab üks inimene, kes on omadega täiesti, jõudnud sinna halli sügavusse, et mis oleks need võib-olla 2 või 3 esimest sammu. Ma olen ise märganud seda, et kui naine tuleb ja ta on minetanud, võib-olla oma füüsilise vormi, ta on minetanud oma jaksu sellega üldse tegeleda, ta on minetanud oma naiselikkuse tunde, ta tunneb, et ta ongi ainult üks perenaine kodus, et ei aita neid see, kui ma räägin neile enda kogemusest, sest et mina olen ju täitsa erinev inimene temast, ja minul ei ole tema kogemust ja temal ei ole minu kogemust, isegi kui mingid asjad tunduvad sarnased, et siis kui mina särasilmil räägin, kuidas mina sest üle sain, ma olen märganud, et see tegelikult inimest ei aita, et kui ta on nii kurnatud ja ta on nii hädas iseendaga, et siis teda pigem närvi, kui sa räägid, kui hästi sul on läinud või kui hästi sina said millestki üle. Ja ma olen märganud seda, et nad tahavad nagu seda ühte või 2 lihtsat nagu seda aasa, millele nüüd see esimene konks kinnitada, sest nad ei suuda sünteesida kogu seda infot, mis on siis inimesel anda, kes omab seda infot või on see elukogemus. Kuidas sina näed, mis oleks need 2 lihtsat aasa, mida nüüd anda sellele naisele, kes tõesti tunneb ennast halli kujuna ja ta on võib-olla kaotanud ka igasuguse enesekindluse, eneseväärikuse võib-olla tänu sellele, sest ta tunneb, et ta on nii, ongi nagu mõttetu. Kelle minapilt on negatiivne. Kelle minapilt on negatiivne, et mis sina ütleksid talle, et mis oleks see 2 esimene, üks asi, et hakka magama, aga mis on need 2 konksu? Ma ei hallu sellele provokatsioonile, see on natukene nagu kosmoseitse nippi, kuidas olla õnnelik. Iga inimene on erinev, me ei tea, milline tema vajadus on rahuldamata, aga tal ilma enesele otsa vaatamata ei ole võimalik seda teha. Et sellest kohast välja ronida. See, kui sa räägid, et inimene on täielikus augus, see kõlab ju nagu depressioon. Ehk siis võib olla see inimene peab minema hoopis perearsti või psühhiaatri juurde ja saama antidepressante. See võib olla üks variant. Et kui sa oled nii madalale, et sa üldse mitte midagi ei jaksa teha. Aga muidu ma siiski ütleksin, et vaata otsa nendele 5 vitamiinile ja mõtle, mida sa sealt saaksid, kus sa saad alustada ehitamist. Ilma uneta ei juhtu midagi, ilma söögita ei juhtu ka mitte midagi ja söömise juures ei ole oluline ka ainult see, mida sa sööd, vaid ka millal sa sööd. Ilma liigutamiseta ei juhtu ka mitte midagi, sest et see on ju see, mis meil paneb need elumahlad voolama. Tants ja muusika, sport. Ja siin ei ole jälle ühte asja, sest et nii nagu sa ütlesid, et see sinu õppetunnid siin
võib-olla ei päde, sest et see, mis rõõmustab teda, on täiesti erinev sellest, mille üle rõõmustad sina. Nii et siin on inimesel endal otsa vaatamine, need samad positiivsed emotsioonid, küsida endalt, mis oli see, mis minus kunagi neist tekitas, mis minu elus praegu neid tekitab. Võib ju istuda ja oodata, et no nii tore oleks, kui midagi minu nagu juhtuks toredat. Aga me saame olla kindlad selle peale, et elu toob meile kaotused, raskused, kannatused ise kohale, võid istuda laua taga ja midagi ikka nagu elu kohale toob. Mina ei jääks lootma ainult elu peale, et ta toob ka seda teist poolt, mis aitab tasakaalustada neid elu raskusi ja kaotusi. Vaid siin ma loodan kõigepealt iseenda peale. Elu toob muidugi ka. Ja mida rohkem sa elule ja ütled, mida rohkem on sinus just nimelt seda tütarlapseliku lusti ja rõõmu ja armasta ja nagu soovi nautida. Mida rohkem ja ütled, seda rohkem kui elu siin ka aitab. Aga siin see kuninganna pool on see, et see on ka ei öelda. Kui tuleb teha üks ülevaatus, üks revisioon nendes asjades, millele öelda ja mida ma veel oma ellu tahan ja millele öelda ei, mida ma oma ellu ei taha. Ja me vastutame ise väga suuresti oma positiivsete emotsioonide eest. Ehk kuidas ma saan neid ellu tuua, nende kvantiteeti tõsta, nende kvaliteeti ka, aga nende kvantiteeti, et mul oleks igas päevas nagu rohkesti, mitte see, et ma olen ühes ja samas tundes kinni ja see on ju see, mis juhtub just ju depressiooniga. Et inimene kaotab nii elurõõmu kui huvi ja depressioonis sageli ei ole ka ju sügavaid raskeid tundeid, vaid ta on pigem selline nagu lame, et kõik on nagu nii ühtemoodi, seal ei olegi tunnet, see on sisuliselt ju tundetus. Selle jaoks oleks hea, kui on mõnikord juures spetsialist ja praegu ka erinevates omavalitsustes on juba näiteks perepesad, kus saab ka nendel, kellel ei ole materiaalseid võimalusi seda abi iseendale. Aga ma ütleks, et jaa, nendel positiivsetel emotsioonidel, ma ei räägi võltspositiivsusest ainult, sest see on kehale nagu sama hull. Ja ei tasu ka sellest, et ainult positiivsust taga ajada, sest et see on nagu ülekastmine ja alakastmine, kõik mõjub lillele halvasti. Lihtsalt see on see elusus. Võtta vastu nii tipud kui orud, olla iseendaga armuline. Kui ongi praegu nagu see tunne, et on sügise talve, ma olen selleks täiesti ette valmistamata. Aga ka ette tuleb selleks valmistada, on ju nii sügiseks kui talveks koguda varusid, kui ka psühholoogilises mõttes. Me peame selleks ette valmistama, me teame, et see juhtub. See on naiivne minna ju suvest sügisesse, et seda ei tule, see tuleb. Ja nagu vastu võtta see, mis tuleb huviga, toetada ennast, millega vähegi oskan. Aga mina võtaks ikkagi siit nüüd neid aasasi. Sellepärast, et ma arvan, et siit kõlasid need aasad, et mille najale siis naine saaks hakata vaikselt nagu rajama. Et tõesti, kui on juba depressioon või niivõrd sügav, siis seal tõesti ei aita see iseenda aitamine, eks ole. Aga kui me räägime lihtsalt sellest, et sa tunned ennast kui hall vari, et ikkagi jäid kõlama 2 kõige olulisemat asja, mis hakkavad looma kõiki neid teisi muutusi või annab selle jõu, et luua teisi muutusi enda sees, ka selle naiseliku arhetüübi välja otsimise või leidmisega, et on ikkagi see uni ja liikumine. Et kui me ei maga ja me oleme niivõrd kurnatud, siis tegelikult me võime rääkida mida iganes, eks ju, arhetüüpidest, naiselikkusest, kui sa oled lihtsalt niivõrd kurnatud, siis sul ei olegi seda vaimujõudu, et seda hakata otsima. Nii et esimene, ütleme see aas oleks see uni, et proovi seada enda ellu sellised piirid, et sa saaksid hakata uuesti magama või otsi, eks ju, abi, et kuidas nagu taastada oma kvaliteetne uni. Ma alguses ütlesin, et see on ju parim rohi, aga see tuleb sisse võtta. Just, ja et teine on siis see liikumine, mis annabki tegelikult seda tunnet, et ma olen elav, ma olen väärtuslik. Vaata, vahel on ka see, et seda infot on kohutalt palju ja siis, kui sa jääd sellega üksinda, algul kuulad ja leiad nii palju häid ideid, eks, oi, ta ütles seda. Ma ei tea, kas teil on seda, aga minul on küll seda, ma kuulad ja loed palju, eks ju. Ja lõpuks istud maha ja mõtled, et mis ma siis enda jaoks teha saan ja siis sa saad aru, et seda, et sa ei oskagi, seda sama sa ei oska kuhugi seda konksu taha panna, sest kõik tundus oluline, aga et just, et kuidagi
et aitame neil ikkagi, et paneme need öösid seinale, kui saab konksu taha panna, et uni ja liikumine, eks ju, elufilosoofia, et millele sa toetud elus. Et kas sul on usk millessegi, kellessegi, eks ju, et mis on see, mis on sinu jaoks nagu väärtuslik. Et need on minu meelest hästi olulised asjad, millele tegelikult ju baseeruvad ka need naise arhetüübid. No ma teon siis sulle ühe aasakese veel. Aitäh, Katrin, see on nii oluline. Ja, ma arvan, et parim õnne definitsioon, sest et te ju otsite siin ka vastused, kuidas olla õnnelik, sa alustad sellega elu teises pooles. Õnn on olemasoleva jätkuvas ihaldamises. Sageli inimestel on ju selline tunne, et see on nagu horisont, see õnnetunne on ju, et ma jõuan kätte, inimolemuse tabamatu raskus on ju selles, et see, mis oli eile ihaldusväärne, on täna tavapärane ja homme ei paku enam pinget. Ja ometigi, kui me mõtleme ka see, et eriti meie siin, eestlased, sellel maalapikesel, nii hea ei ole ju kunagi olnud. Ja kas sa igapäevaselt mõtled selle üle, mida sul on, et väga sageli on nagu fookus sellel, mida mul ei ole. Et fookuse toomine sellele, mis on, ja siit on jälle see positiivne emotsioon, siin on ju tänutunne sellest, mis mul on. Me ei oska väärtustada seda, kui meil on tervis hea. Me sageli saame sellest aru tagantjärele. Panso ütles ka, et noorus, tervis ja armastus on 3 asja, mida me ei oska väärtustada lollidena, kui need on meil käes. Et õnn on olemasoleva jätkuvas ihaldamises. Ja õnneuurijad ütlevad ka seda, et õnnetunne, see on rahulolu pluss midagi erilist ehk positiivsed emotsioonid. Rahulolu on selline keeruline mõiste elus, on ju, et nagu ma ütlesin, et sa tahtsid midagi, said selle kätte ja natuke saabrast sa ei pööra enam sellele tähelepanu. Et me peame õppima olema rohkem rahul sellega, mis meil on, kes me oleme. Oleme armulised ka, et eks ole, nüüd ja jälle siin see elufilosoofia võib takistada rahulolu tundmist, kui sul on näiteks niisugune kalduvus perfektsionismile. Või ma ei saa praegu nagu rõõmustada selle pärast, et enne peab see asi olema korras, enne kui ma saan rõõmustada. Pühid see igat hetke, mis on võimalik. Et tark tähistab positiivse emotsiooniga iga väikest asja. Kas või seda, et ärkan hommikul üles, mis on vaade, mida ma saan endale lubada hommikusöögiks. Tänutunne selle eest, et mul on töö, kuhu minna. Meie riigis on nii palju asju, nii väga hästi. Aga muidugi siit nüüd nagu skeptikud tahaksid siia vastu öelda, aga siis jääb see nagu siukse, et siis ju mandume ära, kui me olemegi kogu aeg ainult rahul, et rahulolematus on edasi viiv jõud. Ja, aga sa aru, kuhu siit edasi viia saab. Kas see oli nagu tore aas? See oli väga tore aas, mulle õudselt meeldis see aas, sest mulle tänutunne on minu meelest nii oluline asi. Ja seda minu meelest see toidab seda lapsemeelsust, et sa oled nii õnnelik oma pisikse nuku üle, mis sa said või võt, et see on minu meelest äge aas. Et me ei oska olla tänulikud enam nende igapäevaste tavaliste asjadest, kas või selle eest, et sul tuleb või soe vesi kraanist. Jah. See on erinevus lapse ja täiskasvanu vahel, et lapsel selle jaoks, et ta muutuks õnnetuks, peab midagi juhtuma. Keskmisel täiskasvanul sageli selleks, et ta tunneks õnnetunnet, peab midagi juhtuma. Ja kui see siis otsa saab, siis ta vajub tagasi. Et meil on siit lastelt midagi õppida ja siit saamegi nagu panna nagu selle ring on täis, eks ole, ja see ongi see tütarlapse arhetüüp, mis võiks osata rõõmu tunda iseenesest. Et leida igas päevas neid hetki, killukesi, see võib-olla on sekund, võib-olla 3 sekundit, sest et negatiivne tunne või raske tunne kestab meil ju kaua, eks ole, mõtle mitu minutit, tundi, päeva, aastat võib mõnikord inimene olla, vihane, solvunud, pettunud, on ju. Ja kui me sinna vahele ei piki, nagu neid sekundilisi hetki, kus on mingisugused rõõmud. Ja ka muuseas, 50-ndates naisel muidugi saab minna, teha natukene lihaste vormi paremaks, aga üldiselt nagu selles sügise ja talve nagu selles perspektiivis mitte kunagi ei näe me enam nii ilusad välja kui siis. Ühesõnaga, või nagu kui praegu. Sest et siin see kollageeni kadu, see on ju see on paratamatu ja kui me ei oska rõõmu tunda praegu sellest, mis on, siis oled sa endale loonud saatuse, kus jälle vähem põhjust rõõmustada.
et nii et olgem tänulikud lihtsate asjade eest, väikeste asjade eest oma elus ja ärgem kunagi kaotagem lapsemeelsust. Suur tänu sulle, Katrin! Aitäh, Katrin! aitäh kutsumast! Kui sa seal pinnisid Katrinit, et tahaks ikka konks, mida Aasa taha panna, siis mul tuli meelde, mida minule terapeut soovitas, sest ma olen olnud oma elus, siis ma olin küll vist niisugune kuskil seal peaaegu 40, et mul oli tõesti selline periood elus, kus ma ei tundnud ennast üldse naisena, mul oli abielu lahutus selja taga, ma rügasin üksi tööd teha, kasvatasin last ja ma tõesti tundsin ennast täiesti halli hiirena. Ja olidki siis, et sa nutsid põhjuseta ja nii edasi, on ju see selleks, aga mida terapeut mulle soovitas, et nüüd mine koju, vaata peeglisse ja ütle, et ma olen naine ja korruta seda endale kogu aeg. Kas sa tead, ma vaatan peeglisse, see ei ole naine, kes sealt vastu vaatab ja see on väga imelik endale öelda, et ma olen naine. Aga kui sa hakkad seda kogu aeg, iga päev korduvalt teed seda, sunnid ennast tegema, et sa hakkadki seda lõpuks uskuma, et see on tegelikult nipp, mis minu puhul näiteks toimis, muidugi lisaks kõik muud asjad ka, mis aitasid, aga et see tõesti aitas, et sa ikkagi uskusid ja hakkasidki lõpuks ennast nagu juba et ma ikkagi olen ju naine. See on väga äge, sest et jah, seda ma võib-olla see Katrini jutust, mis oli väga sisutihe ja väga huvitav ja väga palju tarkusi täis, aga tõesti minu kogemus on see, et kui sa oled ikkagi kurnatud ja sa oled selles punktis, nagu sa ka kirjeldasid, kus sa olid, et sa tegelikult sa ei jõua kõiki neid asju rakendada, et siis kui sul kas või üks asi, üks see aas, kuhu oma konks taha panna, see on juba see võidu õige samm õiges suunas, on ju. Nii et selles mõttes on jah, see on nii äge, et sa ütled endale, et sa oled naine või et sa oled nii ilus või ja isegi kui sa ei tunne ennast ilusana, sa ikkagi ütled ja see tõesti hakkab toimima, on ju. Mille mina siit kindlasti kaasa võtan on see, et kui sulle tundub, et midagi on nagu väga halvasti või su elus väga traagiline, et siis mõtle, kas Shakespeare saaks sellest kirjutada tragöödia. See oli hea, mulle ka meeldis see.